hommikul kella 6 hommikul kella 6 on vaikusetund, mis tähendab seda, et oma hotellist või nii-öelda kodudest inimesed tohi välja minna. Ütles, et keegi ei eksida enam veel siin. Valesti läksin, head kohe vaatasin. Hoopis teisele poole peab minema. Oi, mul juba läksin millegi pihta. Nagu eluaeg on mul niimoodi olnud, aga nüüd 6 aastat Austraalias elades. Ja see tundub nii imelik, et seda saab teha. Täna on 25. märts, teisipäev ja ma lendan neljapäeval Balile 5,5 nädalaks üksinda. Ja ma aasta tagasi käisin üksi Balil, aga ma lendasin sinna sõpradega, ma olin seal vahepeal sõpradega ja ma lendasin tagasi sõpradega. Nii et ma lennanud üksi ei ole ja ma väga kardan lendamist. Ma teen ettevalmistusi ja ma lihtsalt praen ennast praegu siin. Ja ma mõtlesin, et ma seekord jäädvustan enda üksi trippi, sest ma tahan kunagi seda vaadata ja võib-olla kunagi ma lähen üksi tripile ja mõtlen, et mis seal nii hullu siis oli. Ja ma enda rahustuseks just vaatan siia enda vision boardi. Kas siin vision boardis pole mitte väga palju reisimist? Travel more, very less. Mul on juba kirjutanud väga palju inimesi meie Bali esimese episoodi kohta podcastis siis, et on inimesi, kes on tahtnud minna üksi reisile, aga siis on kahelnud ja ei ole võib-olla julgenud ja et ma mingil määral meie episood andis natukene inspiratsiooni, siis kui need vlogid või videod või ma ei tea, kuidas neid kutsuda, peaks kuidagi inspireerima või innustama veel kedagi üksi reisima minema, siis see oleks täiega lahe. Ma mõtlesin, ma näitan, mis ma kaasa võtan ja ma lähen 38 päevaks, mis teeb 5,5 nädalat. Ma teen ka sealt tööd, mis tähendab, et ma teen tööd arvutis, mis tähendab, mul on tehnika asju kaasa vaja, pluss siis ma teen tööd selles mõttes, et mul on vaja teha ka contenti, nii-öelda siis outfit'e või siis ehteid näidata, nii et mul on siis natukene rohkem võib-olla riideid kaasa vaja. Kuigi tegelikult ma üritasin nii, et ma ei võta väga palju riideid, aga ma ei saa päris 3 komplektiga minna. Ehk siis mul on vaja võib-olla sutsu rohkem riideid kaasa, kui muidu niisama läheks reisile ja ehted samamoodi. Siin on hetkel mul siis käsipagasi jaoks väike kotike, kus sees on mul mikrofonid, et ma saaksin ikkagi lennukis ja kärarikkas kohas ka teha videosid. Rahakott, pass, pangakaart ja siuke lahe joogipudel, mis käib lahti. Mul oli suur probleem sellega, et ma tassisin joogipudelit ja siis ma ei viitsinud seda tassida, kuna see oli tühi. Ehk siis nüüd on võimalus niimoodi, et ma lähen kodust välja, nii-öelda kodust välja, täidan selle joogipudeli ära. Ja kui see saab tühjaks, siis ma panen ta kokku ja viskan kotti ja ma ei pea teda tassima ja ta ei ole raske. Ja nii edasi. See on tegelikult suur pagas ja see siin on siis käsipagas. Mulle täiega meeldib sellised kotid, kus ma otsisin ülikaua seda, aga mulle täiega meeldivad sellised kotid, et on seljakott tegelikult, aga ta käib lahti nagu kohver. Siia sisse tulebki mul tegelikult läpakas tahvel. Siin all on mul 2 raamatut, kotikesed, mul on nii palju neid kodus, et ma ei tohi neid lihtsalt rohkem juurde osta. Siin on kõik apteegikraam ja siin on mul siis, kuna kunagi ei tea, kas lennukis on külm või mitte, mul on lühikesed riided lennukisse, aga mul on siis siia pandud selline rannarätik, mida ma kasutan muidu reisil siis kas riietuseks või randa minemiseks. Praegu lennukis kasutan seda tekina. Mul on kaasas pikad elevandipüksid, mille ma saan lihtsalt lühikeste pükste peale tõmmata. Ja tegelikult siin kuskil on ka pika säärega sokid, sest mul hakkab lennukis tihti pahklud külmetama. Ja siin on mul elektroonikakott, kus sees on mul siis erinevad, ma ei tea, akupangad ja kõik juhtmed, mida mul tarvis on. Eelmine kord ostsin Balilt selle, sest kõik Changus käisid sellega ringi ja see oli lahe ja palav oli ja niiske ja ma ostsin ka, nüüd ma võtan selle kaasa. See näeb täiega täis välja ja hästi suur, kuigi tegelikult ma ei mäleta, mitu liitrit ta on, aga ta ei ole see kõige suurem ka, nii et ta on üsna, ta ei ole väga suur seljakott tegelikult, kui vaadata, et see on käsipagasi mõõt, siis ta on natukene suurem sellest. Nii et siia peab kõik ülejäänud mahtuma. Ja minu meelest kõige nõmedam asi on see, et kui sa tahad asju kokku pakkida, kes sa ei saa asju kokku pakkida, sest sul on mingid asjad, mida sa ei saa kokku pakkida. Mulle meeldiks, kui ma mingi 3 päeva enne kott koos. Ja siin on mul siis selline kotike,
mille saab riputada kuskile ülesse ja põhimõtteliselt mul on asjad kõik pakitud niimoodi, et ma ei pea mitte midagi kunagi lahti pakkima, et ma võtan need kotist välja, justkui sealt suurest seljakotist, aga et ma ei paki neid kuskil lahti, et siis ma saan olla kogu aeg liikuv. Ja siin on kõik minu hügieeniasjad, alates pesemisasjadest kuni meigiasjadeni välja. Tundub hästi palju asju ja vaatasin, no ei ole mitte midagi, mida saaks ära võtta. Siin on mu seljakott. Pakime selle lahti, vaatame, mis siin sees on. Siit sees tulevad välja siis kuubikud, mis majutuses võtab reaalselt 2 minutit, et need siit välja võtta. Siin sees, nagu näha ka, siis tegelikult need kõik kotikesed on sellised õhulised, siin on täiega ruumi ja see on mul suur kott ka, eks kui ma teen ta lahti, siis siin on nagu väga palju ruumi veel juures. Aga et põhimõtteliselt majutuses ma olen alati teinud niimoodi, et kui on nagu mingi laud või riidekapp, siis ma tavaliselt panen need asjad omal kuubikud. Tõstan lihtsalt kotist välja, panen need omale niimoodi ja niimoodi need jäävad sinna seni kauaks, kuniks ma seal olen. Ja ma teen need lihtsalt lahti ja täpselt niimoodi mu koti lahti pakkimine käib ja palju see võtab sul aega. Maksimaalselt 5 minutit sul on need asjad väljas ja hiljem kokku panna, kui sa samamoodi oma asju paned, siis hiljem kokkupanemine täpselt samamoodi. Ja siis mul on oma Chrome kaasas, mis tähendab, et mul on oma telekas kaasas. Mul on kõik äpid siin sees ja tavaliselt majutustes on telekas olemas, siis ma saan lihtsalt kasutada enda telekat, mitte et ma läheks sinna telekat vaatama, aga see on jälle selline, mis tekitab mulle õhtuti kodutunnet, kui ma ei tea, väga üksi olen seal. Selline kuubik on mul kaasas ja ma juba olen pannud Euroopa otsa, sest pallil on ju Euroopa ots, mitte Austraalia ots. Ja siis mul on selline kuubik kaasas, et ma ei pea rohkem mingisuguseid pikenduste asjadega tegelema. Lisaks on mul siis üks siuke väike kotike veel kaasas, mis on siis mustapesukott. Ehk siis kui mul on riided mustad, siis ma neid tagasi siia kuubikusse ei viska, vaid mul on siin kõrval siis üks kott, kuhu ma viskan mustapesu. Ja täpselt nii lihtne see käibki. Ja lisaks, mida meie alati teeme enne reisi, on mul välja prinditud kõik asjad. Enda lens, siis mul on siin välja prinditud enda viisa, enda reisikindlustus ja mul on välja prinditud ka Austraalia viisa, kui ma peaksin tagasi tulema. Ehk siis ma ei pea muretsema, kas mul on mingi netti või kus failis mul telefonis need asjad olid. Mul on kõik siin olemas. Tulin just takso pealt maha ja otsapidi lennujaamas ma olengi. Ja lähen siis elus esimest korda täiesti üksi lennujaama asju ajama. Oota, ma tulin ikkagi valesti kohta. Ei tulnud ka. Olen õiges kohas. Chill. Ma oleks arvanud, et ma olen 7 korda rohkem paanikas, kui ma hetkel olen. Nii. Mis ma tegema pean? Lähme otsime tahvli ülesse. Kuna ma olen tund aega liiga vara lennujaamas, siis mul oli plaanis süüa, kui ma jõuan Melbourne'i, seal, kus ma rongiga peatusin. Aga kuna seal mingit söögikohti normaalselt ei olnud, siis ma ei viitsinud seal olla ja oma 2 suure kotiga ringi käia. Üks naine uuris, kui raske mu kott on ja kus ma oma laheda kostüüme sain. Nii et ma siis pean siit praegu leidma omale mingi söögikoha enne check-in'i. Tundub väga ebatõenäoline midagi head siit leida, aga lähme vaatame. Üllatavalt hästi on läinud kõik. Ma oleks arvanud, et ma olen mega närvis, ma olen alati lennujaamades närvis, mulle ei meeldi lennujaamad, mulle ei meeldi lennata. Ja ma olen siin täiesti üksinda seekord. Pulss on 82, tavaliselt mu lennujaamades on pulss sott pluss kindlalt. Aga no vaatame, kui ma sinna turvakontrolli pean hakkama minema, siis mul on mingi turvakontrolli foobia vist. Ja ma nüüd tulingi kohvikusse, mõtlesin, et teen võib-olla väikse veini, aga natuke liiga vara, et ma pean meil kella 4-ni siin tiksuma, nii et kõigepealt ma joon kohvi ja veini ma teen siis vahetult enne, kui ma lähen lennuki peale, siis see teeb muimaseks me magama. Kõige parem nipp minu meelest üldse. Nii, ma olen jõudnud enda väravasse. Mul on tegelikult check-in tehtud, nii et vaatame, kas läheb kergelt ja kiirelt ja viskame kotti ära ja nüüd on küsimus, kas ma lähen enda tavapärasesse kohvikusse või ma lähen kuskile mujale. Aga enne veel
kui ma lähen cinnamon rolli sööma, siis ma lähen vaatan üle, kus kohas on minu gate. Et siis ma tean, et ma lähen enam-vähem täpselt sinna selleks ajaks, kui tarvis on. Et ma ei pea seal muretsema, et kas ma lähen liiga vara, kas ma leian oma gate'i üles või mis iganes. Nii et, võt. Mul korra oli segadus, sest minu boarding passi peal on gate 44. Siin lennujaamas polegi sellist minu meelest. Nii et siin näitab, et tegelikult on 11A. 11A on seal. Nii et ma pärast tulen siia. Kas saab veel fancy'm WC olla? Peaksime väljuma 4 minuti pärast. Küsiti, kas ma tahan black tea'd või white tea'd ja ma ei tea, mida ma mõtlesin, et ma tooksin jasmiini tee. Ma olen Austraalias ju. White tea tähendab seda, et mustale teele pannakse piima ja ma ei joo piima. Mina olen kodus siin, hoian ikka Brendal silma peal, et ta ikka ohutult kohale jõuaks. Jõudis lõpuks Austraaliast välja. Ta on lennanud peaaegu 4 tundi. Nüüd lõpuks sai Austraalia kohalt minema. Ja vali on siin. Nii et tal ei ole palju enam minna. Varsti ta juba maandub. Kohal ma olen. Draamat oli. Kõike oli lennuki peal. Nüüd on küsimus, kas mul internet on. Ja ma jõuan lennujaama ja siis vaatab, mis saab. Mul on vaja sularaha välja võtta. E-SIM tuli ka, seekord töötas kõik hästi. Net on olemas. Kõik on hästi, ma lähen vaatan, kus mu kott nüüd on. Ma juba sain vahepeal sõnumi, et taksojuht ootab mind. Mulle meeldib, et siin on nagu lihtsalt tulevad mingid, ma ei tea, putkakesed. Ja siis ma läksin, seisin seal, panin oma meili 2 korda. Siis ootasin ülikaua, siis oli mingi error. Siis oli mingi, pane veel oma meil, siis ma mingi okei. Siis ta mingi okei, kas maksid kaardiga või sulad, siis ma mingi mille eest. Siis ta mingi viisa, siis ma mingi, mul on juba viisa. Siis ta mingi okei, mine ära siis. Keegi kontrollinud, kas mul siis on viisa või ei ole või ma ei tea. Mega veider. Ma käisin jooksuga oma õhtusöögil järgi või noh, see toodi siia maja ette 100 ruupi, et see peaks olema $10. Tellisin endale bowli mingist Mehhiko kohast, ma tegelikult väga ei vaadanud, mis koht on, ma lihtsalt tahtsin bowli. Riis, uba, kana ja see on siis Mehhiko bowl. Mega maitsev sellisest kohast. Tere hommikust! Minu esimene hommik, ma tegelikult olen juba veits aeg üleval olnud, ma olen Hansuga kõne teinud ja nii edasi, aga ma teen siin väikse tuuri. Minu meelest väga palilik sellised, ma ei teagi, keskel ehitatud hoov ja ümber siis tehtud majakesed. Väga mõnus. Siin on minu terrass. Mul on siis enda väike köögiala ka. Ma saan siit joogivett, kuumavett, mis on ülihea, sest ma ei pea pudeleid tassima ja käima ostma ja nii edasi, et ma saan siit võtta omale. Tuba natuke sassis, aga noh. Mul on oma külmkapp. Ma ei tea, telekas, mitte et ma seda vaataks, aga siin on väike garderoobi osa. Niimoodi me siis jätangi oma kuubikud, et ma võtan need kotist välja ja viskan sinna pärast tagasi kotti. Vannituba. Ka pisikene. Ja sellise majutuse sain mul on hommikusöök ka veel sees. Siin on hommikusöögi valikud. Ma ilmselt proovin kõik need 3 ära, aga täna ma võtan C-variandi. Ehk siis ma võtan kohvi, puuvilasalati ja avokado toasti. Nii et hommikusöök, vesi on need lisaasjad, mida muidu majutustes ei ole. Pluss siis majutus väga korralik, puhas, ilus, $64 töö. Lähme vaatame, kuhu sellega minna saab. Eile siis trippisin Balile 20 tundi põhimõtteliselt kokku. Olime üleval vist 21 tundi. Ma alustasin kell 4:15 hommikul, ma tõusin.
kohaliku aja järgi kell 9 või pool 9, pool 10 olin ma siin, mis tähendab see +3 tundi. Nii et 12:30 ma mäletan, et ma lõpetasin Antsuga kõne ja läksin voodisse. Ja õnneks ma sain omale süüa tellida, nii et ma tellisin omale bowli. Väga maitsev oli. Kuigi lõpus mul mingi maitseaine hakkas vastu, mul tuli meelde, et ma eelmine kord sõin ka hästi palju Mehhiko toitu, sest see on üsna sihuke, ma ei tea, kodune toit mulle või mingil määral, sest me ise teeme ka kodus väga palju bowle, takosid, nachosid sellise nii-öelda Mehhiko maitseainetega, aga mingi maitseaine siin oli, mis mulle natuke hakkas vastu. Aga üldpildis super äge elamine, ma olen väga rahul oma elamisega. Ja ma sain teada eile õhtul, et meil on homme, kuidas nad kutsusid seda, mingi Dniepi püha, mis tähendab seda, et see on vaikuse püha. Täna on paraad, täna on suur pidupäev vist. Ja homme on siis kella 6 hommikul kuni ülehomme hommikuni, 29 märts kuni 30 märts toimuvad pühad, mis tähendab, et sunrise'ist kuni sunrise'ini. Igal juhul mulle toodi vahepeal salat, kohvi ja see näeb väga maitsev välja. Ja ma ei saanud päris hästi aru, mis see kohalik minuga rääkis, aga ta vist ütles, et keegi eestlane on veel siin. Ja siis kas ma tean seda mingit maadit või ma ei saanudki päris hästi aru. Aga hommikul kella 6-ni on vaikuse tund, mis tähendab seda, et oma hotellist või nii-öelda kodudest inimesed ei tohi välja minna ja et see ongi siis aeg mediteerimiseks ja endaga olemiseks ja nii edasi. Tulesid ei tohi kasutada, telekat ei vaadata, mitte midagi ei tehta sel ajal. Ehk siis võimalik on ka, et internet lülitatakse välja, mida ma ei usu, aga vähemalt nii-öelda ametlikes kuskil kohtades on teada antud, et andke oma lähedastele teada, et võite olla nii-öelda mingi aeg levist väljas, et selline püha on. Tervel saarel tõmmatakse nagu stepsel ära, ehk siis mingeid valguseid kuskil ei ole, inimesed on kodudes ja ma kujutan ette, et kui välja hiilida, kui see kõik päriselt nii oleks ja kõik turistid nii teevad, mul pole õrna aimugi, kas teevad, siis ma kujutan ette, et see ongi nagu üks kummituste saar, mis oleks mingi ülilahe. Ja minu meelest hästi äge, et selline asi on ja see on Balil, see on hindu päev minu meelest, kui ma ei eksi. Ma pean natuke rohkem selle kohta uurima. Aga et siin Balil on see siis väga-väga suur traditsioon ja väga oluline tähtis püha, et ongi, et turiste palutakse ka siis seda kaasa tegema. Ja mina küll teen kaasa, nii et minul on plaanis täna otsida välja, kus kohas need paraadid toimuvad, sest ma juba näen, et kohalikud kõik on oma nendes piduriietest, need valged piduriided, mis neil on, kuhugi nad kõik parutavad siin. Nii et siis ma lähen paraadile ja paraadilt vaatame, mis edasi. Homseks vist peaks mingit toitu omale varuma. Nüüd ma sain oma avocado toasti, mis näeb väga super hea välja. Ma söön kõigepealt oma toasti ja siis ma lähen oma puuviljasalati juurde. Ma ise mõtlen, et äkki peaks nagu proovima teha seda nagu vaikuse päeva päriselt niimoodi kaasa, et ma ei ole oma hotellitoas, ei tee. Ma mingid videosid ilmselt sisse teen, aga see on jälle, et ma ei räägi kellegiga praegu põhimõtteliselt iseendaga. Nii et peaks proovima, sest päris lahe, ma arvan. Igal juhul mina olen väga elevil sellest pühast, nii et ma söön oma hommikusöögi ära ja siis ma lähen, mul oli plaanis selle Sanuriga natuke tutvuda, siis tuleb välja, et ma hoopis tutvun nende traditsiooni ja pühaga. Dniepi äkki oli, ma vaatan üle. Ma uurisin Dniepi kohta veel. Täna kell 6-7 õhtul peaks olema paraad, kus neil on suured siis kollide kujulised pead, mingid maskid, asjad. Ja siis sellega on paraad ja hiljem nad põletavad selle ära. Ma lihtsalt istusin siin ja mõtlesin, et ma tõesti jõudsin, ma ei tea, 10 tundi tagasi siia. Ma nüüd ei ole nii palju ka elus Balil olnud, et ma ennast siin nii koduselt tunneks, aga ma tunnen siin ennast samamoodi, nagu ma tundsin, kui ma sattusin esimest korda Austraaliasse, et ma olen õiges kohas. Ma tunnen ennast nii koduselt siin, ma tunnen mugavalt, mul on nii mõnus ja hea olla. Ja arvestades, ma siin olen veel täiesti üksi ka. Ma ei tea, ma tunnen, et see kõik siin on loogiline. Mulle meeldib kõik see, mis siin on. Mulle meeldib see loodus. Ja lihtsalt see tunne sees, et mul on nagu nii mõnus. Ma olen õiges kohas, ma pean siin olema. Kusjuures see on asi näiteks, mida ma näiteks Changus või Ubudis või Uluvatus ei näinud. Okei, Uluvatus võib-olla hästi natukene midagi kuskil oli, aga see oli 22 aastal, nii et ma ei tea. Aga see siin on ikkagi, ma ei tea, ma olen näinud videosid, aga ma ise sellist vaatepilti tegelikult näinud ei ole. Nagu ma juba ütlesin, mina ei tea, mulle nii meeldib siin. Mulle nii meeldib Balil.
mulle nii meeldib kõik see, mis siin on. On siin siis see prügi kuskil, nojah, muidugi prügi ei peaks olema, aga ma ei tea. Need kitsad tänavad, väga tore. Inimesed on toredad, sõbralikud. Ja see palilõhn, seda ma pean ka ütlema. Lihtsalt see nagu need helid, see segadus veits, aga tegelikult see ei ole, nendel on väga nagu loogiline kõik. Aga see lõhn, mis palil on, need viirukid ja tegelikult on need annid, mis nad ju panevad siis, ma ei mäleta mitu korda päevas, jällegi, ma ei tea neid asju niimoodi, ma lihtsalt ütlen jah, et ma tean, et nad teevad seda mitu korda päevas ja panevadki siis enda nii-öelda koduuste ja restorani uste ja kõikide nende nii-öelda majad ette, annavad siis ande. Tundub, et ma hakkan jõudma juba sellisele suuremale tänavale, peatänavale. Ma tahan jõuda randa ja ma arvan, et rand on sealpool. Aga ma pean korraks kepsust üle vaatama, sest ma pole päris kindel. Valesti läksin, head kohe vaatasin. Hoopis teisele poole peab minema. Ma pean siukse pilguga vaatama ringi praegu, et kus ma saaksin minna poodi. Mulle tundub jah, et mingisugune suurem market, et ma tulengi süüa pärast. Et mul on vaja homseks osta omale hotelli ju süüa. Sest ma ei ole nüüd päris kindel, kas kohalikud teevad paastu vist sel ajal. Ja ma usun, et selles mõttes nad ikkagi turistidele annavad süüa. Aga ma ei tea. Ma ikka tahaks, kui ma juba osa võtan, siis ma tahaks ikka täiega osa sellest võtta ja proovida nii, et ma siis võimalikult vähe segan neid kohalikke ka. Et nad saaks enda pühal olla täielikult pühendunud. Seal on mingid kujud. Ei tea, kas need kujud on pandud tänaseks või? Nii et ma ei tea, kas see on see kuju. Igaks juhuks teen video endaga. No nii, kepsu järgi peaksin ma siit tänavalt jõudma randa. No vaadake, Karang Beach. Kutsu tuleb. Mulle nii meeldib. Pigem on siin kohalikud, mõned turistid, aga mulle tundub siin väga vaikne ja mõnus. Täpselt sellist asja mina enam-vähem tahakski puhkuselt. Et mingi hetk muidugi on tore kuskil möllu sees ka olla. Aga see, et ma tulen siia seda ookeani kohinet kuulama, siis on ikkagi päris lahe, kui siin on veits on mingit sagimist, aga nagu näha, siis siin ei ole üleliia palju inimesi ja väga mõnus, mulle meeldib. Tahtsin teile näidata nagu minu unistus, milline minu koduks kunagi on. Ja selles mõttes need võivad ollagi, või see on kellegi koduks. Nagu nii lahe. Nii, rannas käidud. Väljas on 29 kraadi, aga väga niiske. Ja uurin selle õhtuse asja kohta, et ma ei taha terve päev linna peal olla ja siis pärast õhtul on mul kiire või ma ei jõua kuhugi. Ja kui siit on näha, siis selliseid ande pannakse siis enda kodu ette, restoranid ette, mis iganes sul on. Nii et põhimõtteliselt, kui sa kõnnid ringi palil, siis on väga oluline vaadata maha ja need on meil väga nunnud. Ja seal all on tegelikult see kollane riis. No vaatame. No tegelikult siin on, seal on, siin on. Ühesõnaga, neid on igal pool. Praeguse esmapilguga ma ütleksin siin peatänaval nii palju, kui ma olen kõndinud 5 minutit. Et ta on ikkagi üsna selline natukene fancy võib-olla. Et ikkagi korralikud poed on siin selles mõttes korralikud, et nagu ma siit kohe näitan, siis siin on klaaskapid ja nii edasi siis, mis on ka tore vahelduseks. Aga mulle meeldib selline õige kohalik värk. Eks andke mulle neid night marketeid, et ma ei viitsi siia klaaskappidesse minna. Ja selles mõttes ma asju niikuinii osta ei või endale. Ja siin on tegelikult päris lahedad mingid prillipoed ja asjad. Et ma näen, et ma panen võib-olla siia Soulehepoe. Ma olen nüüd selle kuju juures. Aga ma ei näe, et mulle meeldib rohkem selline kohalikum kraam. No nii, üks kohalik tuli rääkima. Sain teada, et ma pean minema siis Sanuri McDonaldsi juurde. Ja seal McDonaldsi juures ma igaks juhuks uurin kellegilt üle, et ta tundus tore. Ta küsis, kas mulle meeldib ja kas on ilus. Ja ma ütlesin et väga, kui ma mõtlen nagu reaalselt vaadake seda,
nagu see on ikkagi väga-väga detailselt ju tehtud, et see ei ole lihtsalt klopsime kokku mingi asja. Väga äge. No nii, lähme vaatame siis siia marketile või mis marketile, poodi. Eelmine kord ma mäletan Ubudis ma käisin ühes sellises suures poes ja minu arust Changus ma vähemalt ei näinud seal, ma alati käisin siis nendes Circle K-des või mis see Mart või midagi oli üks, ma ei mäleta selle nime. Ja mõtlesin, ma näitan teile ka, mida ikka inimesed teada tahavad, palju asjad kuskil maksavad, nii et tule vaatame, palju maksavad Palil, Sanuris 28. märts 2025 poes asjad. Nii, siin on riided ma ei soovi. Eelmine kord ma ostsin kõiki selliseid asju, need on mega lahedad, mulle väga-väga meeldivad need, aga lähme siis vaatame toidu asju, sest mul on ju vaja homseks süüa. See on päris suur toidupood, et minu meelest jah, väga palju selliseid ei ole, vähemalt eelmine kord mina sattusin ühte, ma ei tea, mida vaadata, appi. No nii, õlu, vaatame palju õlu maksab. 26 rupiat, 6,990. Nii, mis veel? Coca-Cola. Hindu pole, ei saa öelda. Sprite on, näed, 6,19. Mis ta siis on? 60 senti dollarites. Vana hea Bintang, mitte mõõlut jooksu, aga 2,7, see siis on $2 ja 70 senti midagi. Ja noh, ma ei tea, kuidas Eestis on õllehindadega, vist see vahe tuleb küll nüüd sisse, et alkohol austraallaste jaoks on siin väga odav. Need banaanid peaks olema ülihead, aga ma ei tea. Nii, lähme edasi. Ma tahaks kindlasti seda mangosteini osta, ma ei tea, mis see on. Kui siin on ikka olla, siis see lõhn ei ole võib-olla kõige meeldivam ja sa näed, see on mingi teema minu arust turul on ka, et siin on nagu, sa näed, et siin on mingid putukad ja see vist on okei, sest ma ei tea, nii on. Aga minu lemmik 4,669, see on väga maitsev, nii et seda ma kindlasti ostan endale. Ja siin on mingi huvitav mango, mida ma juba eelmine kord tahtsin proovida. Nii et võimalik, et ma võtan ka endale ühe mango homseks. Keegi teab, kuidas neid valida, siis andke mulle teada. Ma mäletan, et mulle eelmine kord räägiti, aga ma ei mäleta, mille järgi seda vaatama pidi. Et ta ei tohi olla väga kõva, aga ta ei tohi nagu mingi väga pehmed ka ju ei taha. Mulle tundub seega täitsa okei. Ja nüüd ma vist pean minema kleepsu panema. Teate, nagu kunagi Eestis olid kaalusid ja siis panid selle kleepsu, aga tegelikult ma ei tea, kas siin nagu keegi ütleb mulle, kuidas seda teha. Hi. Thank you. Aha, vaata turist, ma ei tea, kas ongi nii või turistidest tehakse ära. Seda ma võtan ka millalgi siis, kui ma olen ilmselt nädal aega ühes majutuses. No nii, porks. Palju maksab porgand? $3 või? Ma ei tea, kumma hind on. Saaks siis küsida, mida te veel teada tahate. Munakriis. Meil on Austraalias munakriis. Tundub, et siin ei ole. 4,50 pakk või? Päris kallis. Ma mõtlen lihtsalt, et kus kohast kohalikud siis ostavad neid asju. Nagu meil on Austraalias $2 kallim ja umbes sama. Riis. Ma ei tea, samas ma ei tea palju te Eestis riisi sööte, ma söön väga palju Aussis riisi. Siin riisi teema ikka suured pakid vaata on odavad. Ma ei ole praegu veel näinud kookost. Muidu oli väga tavaks neid, et sa saad kokonati osta nagu päris seda young kokonati. Aga ma hetkel veel ei ole näinud, sest ma seda tahaks küll endale koju osta. Ma jõudsin siis korraks siia hügieeni sektsiooni ka ja ma mõtlesin lihtsalt näidata, et noh, ma ei tea tegelikult, kas need on, mis brändid need on, aga näiteks siin mingid tuttavad brändid, mis inimestel on, et kui palju need hinnad võiks olla, saate ise siit siis vaadata. Ma ei tea, mis need nagu normaalsed brändid on Eestis ka. No ma ei tea, minu meelest see Tav ja mingid sellised on ju igas maailma otsas minu meelest. No mis ta siis on, siin on ja. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et mega kallid on tavaliselt kõik päikesekreemid ja kõik meile sellised tuttavad firmad on tavaliselt 3-kordsete hindadega. Igal juhul ma hetkel ei suutnud leida päikesekreemi, aga ma mõtlesin, et siin on mingisugused siuksed
vist mingid kohalikud lõhnad või ma ei tea, et peaks endale midagi ostma, et ma ei võtnud lõhna kaasa. Mul on see, et kui ma lähen reisile, et siis ma tahaks reisilt omale mingi lõhna osta, mis siis sa kasutad ainult selle reisi ajal ja hiljem, kui sa näiteks kodus seda lõhna nuusutad, siis no see nagu nende playlistide asjadega soovitatakse teha igaks reisiks eraldi playlist, mida nende lõhnadega olen mõelnud teha, et siis ostangi mingi siukse pisikese lõhna, kannan seda ainult reisi ajal ja siis hiljem kodus, kui ma seda lõhna näiteks mingi kord peale panen, siis mul tuleb täiega reis meelde. Pluss siis kõiki hügieeni asju soovitatakse võtta varuga, ehk siis mida ma mõtlen nagu eriti naised, kõik pesukaitsmed ja sellised asjad, ma lähengi vaatan, kas ma praegu leian siit, aga põhimõtteliselt kõik sellised asjad on öeldud, et siin on hästi teistsugused ja soovitatakse enda omad kaasa võtta. No selles mõttes fakt on jah, loomulikult kohalikud kasutavad ka, aga need on lihtsalt pidid olema nii nagu teistsugused, et ma ise ei ole kunagi kasutanud neid kohalikke omasid siin, mul on alati jällegi endal varuga kaasas. Jah, ma näen siin ainult sidemeid ja pesukaitsmeid. Näiteks, kes soovib tampoone, siis hetkel ma ei leia neid siin. Ma ei usu, et siin ei ole. Ma arvan, et on, aga äkki siis kuskil mujal. Ma ei suuda praegu leida. Oi, mul juba läksin millegi pihta. Okei, see on väga tugeva lõhnaga. Ja see on üldse body mingi asi. Värske lõhnaga tundub meestel. Te võite siis pakkuda, kui palju selline lõhnake maksab ja siis ma vastan all kommentaarides. Ma ei tea, mis värk sellega on, aga palil on mannekenid mega creepid. Nagu vaadake seda. Okei, ta on jah siia poodi niimoodi pandud ja nii edasi. Aga nagu väga mitmes poes on sellised mannekenid. Mahlade juurde oleme jõudnud, palju mahlad maksavad. Ka mingisugune $3. Jah, mingi fancy on $6. Ma leidsin midagi. Leis. Ma ei tea, kas see on see hind. Aga noh, leisi võtan mina kindlasti juba puhtalt sellepärast, et mina muidu seda süüa ei saa kuskil. Oota, ma pean ühe ostma, et teise saada tasuta või? Kas see osta 2, saad 3 tasuta ei peaks käima või? Teate, mis veel minu jaoks hästi imelik on? See on nüüd kõigile, kes ilmselt on Austraalias, et ma saan nagu toidupoest osta endale alkoholi. Siin on õlu, mille kõrval on, ma ei tea, nuudlid, krõpsud ja juurikad. Nagu eluaeg on mul niimoodi olnud, aga nüüd 6 aastat Austraalias elades sa ei saa toitu osta koos alkoholiga. Ja see tundub nii imelik, et seda saab teha. No nii, mul läks poes $21. Mis ta siis on mingi, mina ei tea, €14. Vaata, mis ma sain selle eest. Ma ostsin endale kirnuudleid, need on lihtsalt igaks juhuks, kui ma ei tea, kui tõesti on nii, et homme süüa ei saa, kuigi ma ikkagi kahtlen selles, aga vaatame. Siis ma ostsin endale mangot, mis on päris kallis, $8, aga see mango peaks olema üli hea. Apelsinimahl, ma ei mäleta, palju see maksis. Ma ostsin pildi pärast selle endale, ma ei joo õlut, ma arvan, et see on õlu. Või noh, see on suht kindlasti õlu, ja siis ma mõtlesin, et äkki ma basseini äärde või natuke tahan, ma ei tea. Ja siis nagu ma rääkisin, siis ma ostsin endale lõhna, et mul on siis mingi Tropical Storm ja kui ma koju lähen ja nuusutan seda lõhna või millalgi harva panen peale, siis mul tuleb sellega minu palireis meelde. See solotrip. Ja siis ma ostsin omale 2 mangostooni. Oli mangostoon, see oli igal juhul väga head on need. Need on nagu veits nagu rabarber, aga hästi magus ja hea. Ja siis ma ostsin endale 2 kokasiirot. No nii, vahepeal sai ujutud. Nüüd on outfiti vahetus ja siis tahtsin näidata neid asju. Mul on siis vesi kaasas niimoodi ja tessvahend. Mingis videos ma vist ei ole maininud, et see Njepi on homme, aga mis tegelikult siis täna toimub, on vana aasta õhtu. Ja vana aasta õhtu see paraad ja kõik see hakkab toimuma. Kell 8 hakkab siis ametlikult ja mulle öelda, et äkki umbes 10 paiku on see siis kinni. Aga, või tähendab läbi, et vähemalt ma lugesin ja natuke varem võiks kohale minna, aga kell on praegu 2 ja söögikohad kõik on ennast kinni pannud ja päris keeruline.
nagu need fancy'd kohad on lahti ja ma tõesti eelmine kord sain sealt suure tõenäoliselt sain ka oma pallipelli, nii et üldse ei istuta mingi Austraalia barbecue praegu. ei, aitäh. Hakkab juba vaikselt see asi pihta siin. ma ei tea, ma vaatan, kas ma leian kuskilt süüa.